Venemaa ja USA kirjutavad reedel 5. mail ametlikult alla kokkuleppele Beringi väina tunneli ehitamiseks, mis ühendab Ameerika, Alaska ja Venemaa Tšukotka. Sellest teatas Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitrijev. Ja loomulikult on see avaldus juba tekitanud pilkelainet, sest selle tunneli projekti on arutatud alates 1996 aastast ning venelastel on vaja mingit edu näidata. Ja kuigi mingit tunnelit muidugi ei tule, ma siiski ei kiirustaks siin valjult naerma. Asi on selles, et kahjuks Trumpi ja Putini meeskonnad siiski edendavad projekte kahe riigi lähendamiseks. Ja see on see, mis jääb väljapoole arutelu, kuid kahjustab väga tugevalt Ukraina diplomaatiat. Sellest tuleb rääkida. Näiteks USA rahandusministeerium, tuletan meelde, tühistas sanktsioonid Vene nafta suhtes. USA välisminister selgitab, miks venelastega tuleb säilitada dialoogi. Ja Venemaale hakati esimest korda kogu selle sõja, täiemahulise sõja jooksul Ukraina vastu saatma pakke Ameerikast. Venemaa ja USA peavad propagandistliku sõprusliku hokimängu. Ja Donald Trump saatis Peterburi majandusfoorumile oma saadiku, kes andis täna venelastele Donald Trumpi kingituse, Alaska õigeusu ikooni. Aga sellel lool on muidugi ka teine pool. Samal ajal kui Kreml otsib viise, kuidas Donald Trumpi mõjutada, teatati okupeeritud Krimmis otse, et alates sellest hetkest pole tsiviilelanikele bensiini ja lähiajal seda ka ei tule. Niisiis, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid allkirjastavad kokkuleppe Tšukotka ja Alaska vahelise tunneli rajamiseks. Sellise uudise teatas täna Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitrijev. Ja nüüd juba Venemaa propaganda kuulutab valjuhäälselt, milliseid suuri edusamme on Venemaa diplomaatia saavutanud. Aga las ma kohe tsiteerin Dmitrijevit, et oleks selge, mis üldse toimub. Meil tuleb homme uudis, me allkirjastame kokkuleppe selle kohta, et jätkame tunneli projekteerimist. Seega tunnel tuleb. Tunneli projekteerimist me teeme ja see saab olema üks suuremaid infrastruktuuriprojekte meie riikide vahel. Jah, te kuulsite õigesti. Venemaa ja USA allkirjastavad kokkuleppe tunneli projekteerimiseks Beringi väina alla. Ja ma toon lihtsalt näiteks teise venelaste megaprojekti, et te mõistaksite, kui tühine see uudis tegelikult on. Venemaalt Hiinasse kulgevad gaasijõed Siberi-jõud 2 on venelased projekteerinud juba üle 10 aasta. Aga nad ei suuda isegi korralikku ehitust alustada. Mis puudutab tunnelit Alaska ja Tšukotka vahel. Oluline on meelde tuletada, et selle tunneli ehitusprojekti on aktiivselt arutatud alates 1996 aastast. Siis, 30 aastat tagasi, 1996. Aastal eraldasid USA-d isegi $10 miljonit projekti uurimiseks. Ja Anchorage'is, Alaskal toimus esimene töörühma koosolek kahe riigi koostöö kohta nimega Vene Kaug-Ida ja USA läänerannik. Ja tol ajal edendas seda projekti aktiivselt Tšernomõrdin, kuid hiljem projekt rauges. Selle idee juurde naasti aastal 2025, kui Putin lendas Anchorage'i kohtumisele Trumpiga. Olemasolevate hinnangute kohaselt maksab umbes 112 kilomeetri pikkuse tunneli ehitus umbes $68 miljardit. Kuid üks asi jääb arusaamatuks. Aga milleks ameeriklastele üldse seda tunnelit vaja on? Mis on selle mõte? Mis on strateegiline plaan? Lihtsalt, et mõista selle idee absurdsust, toon ühe arvu. Kogu kaubavahetus USA ja Venemaa vahel 2025 aastal oli veidi üle $4 miljardit. See on kogu kaubavahetus. Siin on arvestatud absoluutselt kõik, 4 miljardit. See tähendab, et tunneli maksumus on riikide kogu kaubavahetus 17 aasta jooksul. Milleks neile seda tunnelit vaja on? Aga venelastel on vaja mingit edu näidata ja nüüd nad teevadki seda. Kuid siiski tahan ma tähelepanu juhtida. Ma räägin diplomaatidest, kelle kaudu venelased ikkagi järk-järgult väikeste sammudega loovad nii info kui ka muid eeldusi suhete elavdamiseks USA-ga. Toon mõned näited. Eile teatas USA kongressis välisminister Marco Rubio, et ta ei tea midagi sellest, et USA oleks saatnud delegatsiooni Peterburi, et osaleda Vladimir Putini majandusfoorumil. Aga asi on selles, et Peterburi saabus esimees. Valgemaja kaunite kunstide komisjoni esimees Rodney Cook. Ja seesama Cook on juba jõudnud rõõmustada Vene propagandat. Valgemaja esindaja andis Vene vaimulikele üle Alaska imet tegeva jumalaema ikooni koopia.
ta rõhutas, et see oli Donald Trumpi vastusamm pärast seda, kui Vladimir Putin andis Alaska visiidi ajal kohaliku kiriku kätte pühak Herman Alaskalase ikooni. Ja nüüd lihtsalt vaadake, kuulake selle Rodney Cooki tsitaati. Veel kord, tal on küll naljakas ametinimetus, kuid siiski on ta Valge Maja ametlik esindaja. Nii et kui ta ikooni üle andis, ütles ta midagi sellist, mis, vabandust, on lihtsalt täielik põhjatase. Tsitaat. Vladimir Putini hingeseisund ning palved Nõukogude sõdurite haudadel olid väga liigutavad ja ma tundsin rahu tema südames. Mind liigutas sügavalt president Vladimir Putini visiit Alaskale. Ta kinkis Alaska õigeusu kirikule püha Germani ikooni. President Trump pakkus mulle, et ma võiksin sellele žestile vastata. Jah, veel kord, see on Valge Maja ametlik esindaja, kes nägi rahu selle kiilaka, metsistunud ja verise diktaatori südames. Aga kui me juba räägime Peterburi majandusfoorumist, siis Rodney Cook ei ole seal ainus ameeriklane. Ameerika Kaubanduskoja juht Venemaal Robert H. teatas, et 1. juulil toimub Moskvas sõpruslik jäähokimäng Venemaa ja USA meeskondade vahel. Ja H. loodab, et selline mäng sulatab jää USA ja Venemaa suhetes. Muidugi ei tohi ka jäähokit unustada. Mul on väga hea meel teatada, et me korraldame esimese jäähokimängu. Selleks, et tähistada USA 250. aastapäeva ja 1. juulil toimub jäähokimäng Moskvas. Ja me loodame, et sel viisil aitame ka ise kaasa meie vahel praegu tekkinud jää sulamisele. Lisaks sellele sai teatavaks, et Venemaa post on pärast 4 aastat taastanud pakkide kohaletoimetamise Ameerikast. 2 riigi postiteenuse pakkujad taastasid 2022 aastal peatatud postisaadetiste impordi. Esimene saadetiste partii Ameerikast on juba Venemaa Föderatsiooni jõudnud. Ehk siis niimoodi märkamatult said metsistunud pesemata venelased taas juurdepääsu Ameerika turule. Nii see isolatsioon tasavisi lagunebki ja see ongi tipphetk. Marco Rubio ütles, et USA jaoks on oluline säilitada kahepoolseid suhteid Venemaaga. Tema arvates muutuvad need suhted sõbralikumaks pärast sõja lõppu Ukrainas. Ja just sellistele pisiasjadele, mis võivad tunduda tühised, on Ukraina diplomaatial väga oluline tähelepanu pöörata. Sest just see järk-järgult lõhub seda metsiku Venemaa kui metsiku agressori kuvandit. See tähendab, et pakikesed on juba teele pandud, ikoone vahetatakse. Juba Valge Maja esindaja ütleb, et ta nägi Vladimir Putini silmades rahu. Juba peetakse jäähokimatš ja nii edasi. Väikesed asjad tundub, aga need mõjutavad väga tugevalt. Ja lõpetan selle saate selle medali teise poolega. Samal ajal, kui Kreml üritab taastava suhteid Trumpi meeskonnaga, kas või sellisel viisil, rakendavad Ukraina kaitsejõud süsteemselt oma löögisanktsioone okupantide vastu. Okupatsioonialuses Krimmis teatati, et mitmeks päevaks lõpetatakse täielikult sularaha eest bensiinimüük. Varem kehtestati seal spetsiaalsed bensiinitalongid, kuid täna teatas niinimetatud Kremlit juhtiv Aksionov, tsiteerin, bensiinitalonge vabamüügis ei ole ja lähiajal neid ka ei tule. Varem ostetud talongide alusel väljastatakse kütust mitte rohkem kui 20 liitrit inimese kohta. Igas tanklas hakkavad valves olema omavalitsuste ja vabariiklike ametkondade esindajad, kes registreerivad talongidega tankivate autode numbrid. Et vältida spekuleerimist. Ja sellisel piirangud kehtestatakse kütuse terava puuduse taustal, mis on haaranud muide mitte ainult okupeeritud Krimmi, vaid juba ka mõningaid Venemaa piirkondi. Põhjuseks on Ukraina relvajõudude löögid naftatöötamise infrastruktuurile ja logistikale. Ukraina droonid on sisuliselt võtnud kontrolli alla maantee R280, mida venelased nimetavad Novorossijaks ja mida kutsuti maismaa koridoriks Rostovist Doonilt Krimmi. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna meeldimist. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen teie toetuse eest tänulik. Ja sõbrad, tuletan meelde, et mul on nüüd ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal. Seetõttu, kui soovite saada teavet ukraina keeles, leiate selle kanali lingi selle video kirjeldusest. Minge üle ja kindlasti tellige. Sellega on kõik.
hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!